Tere, siin Kigu TV, mina olen Liina ja täna oleme me jõudnud Väikeste Maja kõige olulisema inimese juurde, kellega tuleb intervjuu teha. Selleks on Väikeste Maja õppealajuhataja. Lähme vaatame, mis ta meile räägib. Jõudsime siis õppealajuhataja Pille Saadjärve nii-öelda kontorisse. Kas te võiksite ennast paari sõnaga tutvustada ning rääkida, millega teie siin koolis tegelete? Minu nimi on Pille Saadjärv ja töötan siin koolis alates 85. aastast. Algul olin algklasside õpetaja ja nüüd viimased 5 aastat õppejuht Väikeste Majas. Korraldan siis õppetööd ja et meie õpilastel oleks siin tore ja hea ja õpetajad oleks rahul ja samuti lapsevanemad. Kuidas hindate kooli sünnipäeva nädalal korraldatud üritusi? Kas need lähevad iga aasta huvitavamaks ja kas lapsed saavad sellest iga aastaga aina rohkem midagi, mida meenutada? Ma usun küll, et iga aastaga tuleb midagi toredat ja põnevat juurde ja kas või sel aastal korraldatud loomingukonkurss, kus kõik said osa võtta. Samuti need etteasted, esinemised, aktused, tordisöömised, kus on haaratud kogu koolipere. Kas teie ka loomekonkursist osa võtsite? Kahjuks ei, aga ma esinen kooli kontserdaktusel, et panen oma panuse sinna. Ja kas ka pisikesed koolilapsed on elevil seoses kooli sünnipäevaga? Ma nüüd konkreetselt ise pole küsinud, aga kui nende nägusid vaadata, et siis küll ja kindlasti nad ootavad seda kooli sünnipäeva nädalat ja eriti esimese klassi jutsid, kellel on tulemas kätlemistseremoonia, kus nad siis saavad kätt suruda härra direktorile õppejuhtidel. Aga mida te arvate sellest, et nii suur kool nagu meil on, et see on lahutatud, väiksed on omas majas ja suured on omas majas, et kas see mõjutab nagu kooli sünnipäeva, kõik ei saa koos olla ja rõõmustada üheskoos? Ma arvan, et ei, et tulemas on ju Kivilinna kett, kus me kõik hoiame siis nii suured kui väikesed koos ja traditsioonid ja need peod on ju kõigil üks, et ma tahan siiski loota, et see on meil ikka ühine pidu. Aga kas tunnid tehakse veidike lihtsamad ka seoses kooli sünnipäevaga? No kindlasti õpetajad räägivad, tehakse võib-olla kooli ajaloo kohta mingeid viktoriine, selgitatakse parim kooli ajalootundja välja, lauldakse rohkem, võib-olla ka sünnipäeva kommetest räägitakse, et rohkem on ikka seda pidulikku meeleolu. Aga kas lapsed on osavõtlikud ka selles suhtes, et nad võtavad vedu, et kui mingisugune huvitav üritus toimub või nad on rohkem sellised, kes hoiavad tagasi? Ma arvan, et nii ja naa, aga siiski usun ma ja näen seda, et enamus lapsi on need, kes tahavad nendest konkurssidest ja üritustest osa võtta ja kindlasti ju pikk traditsioon on meil raamatu kinkimine, kus kõik koolipere võtab hea meelega osa, ühine tordisöömine, ühised aktused. Aga kas te olete ka mingit statistikat teinud, et kummad on rohkem rapsid, kas tüdrukud või poisid? Ma arvan, et meie majas on vast võrdselt 50-50. Selge, suur aitäh teile. Nüüd oleme järgmiseks intervjueeritavaks võtnud ette Väikeste Maja õppealajuhataja arendusjuhi Karin Lukka. Tere, kas te võiksite tutvustada ennast mõne sõnaga? Karin Lukk, olnud siin koolis ise kunagi õpilane, siis vahepeal ka isegi õpetajaks õppimise ajal praktikal ja pärast seda tulnud siia siis õpetajaks tööle. Ja esimene küsimus oleks siis selline, et kui palju teie arvates kool on arenenud 25 aasta jooksul? Kuna mina olin siis siin koolis, kui see kool päris esimesel päeval avati, siis tegelikkuses peaks ütlema, et see kool on arenenud nii palju, et seda ilmselt ei saa sõnadessegi päris hästi panna, sellepärast, et kui hakata ette lugema kõike, mida me siin koolis oleme suutnud edasi viia, siis seda võiks mõõta juba selliste vahemaadega tõesti, mis ulatub ühest maailma otsast teise. Ja miks te otsustasite Kivilinna kooli kasuks, et kas keskkoolist sai midagi südamesse? Oma kool jääb alati südamesse, et see on ikka selline koht, kuhu sa tuled tagasi rõõmuga. Võib ka mingil määral öelda, et võib-olla see elu lihtsalt kulges selliselt, kuna ma siin praktikal olin ja omamoodi tahaks ikka midagi anda oma koolile tagasi ka sellest, mis sa kunagi saanud oled, et sellepärast ilmselt ka siis siia tagasi. Aga kas teie soov oligi saada arendusjuhiks või siis kellekski muuks? Mis teie lapsepõlve soov oli?
No minu lapsepõlve soov, 2 soovi oli, üks oli saada arstiks ja teine saada õpetajaks. Ja arstiks ma ei läinud, ise ka ei oska praegu öelda, mispärast, sest ilmselt vast õpetajaks saamise soov oli tugevam. Ja rohkem ma tahtsin ikka õpetajaks. See, et ma arendusjuhiks sain, see tuli kuidagi järk-järgult iseenesest, et hakkasin vaatama, mis koolis oleks vaja teha ja lõin igal pool kaasa töörühmades ja nii ta siis läks, kuni siis praegu üritan tervet kooli edasi arendada, nii et oleks veel kuhugi edasi liikuda. Kas sellest võib järeldada, et te armastate väga lapsi? Ma armastan väga lapsi. Aga kas te olete mõelnud sellele, et kooli aulad on väikeseks jäänud ja võib-olla tuleks Kivilinnale ehitada mõni suurem aula? Me oleme sellel teemal isegi vahetevahel õpetajatega nii-öelda natukene arutlenud ja unistanud ja need unistused õpetajatel on jõudnud väga kaugele kuni sinnani välja, et meil on lausa selline klaaskupliga Millenniumi hoone, nagu need on tuntud sellised, et teeks 2 maja vahele ja ühendaks sellised suured võimsad ehitised, aga ma arvan, et hetkel jäävad need küll vist unistusteks, aga ma arvan, et kui ei unista, siis ei saavuta ka midagi. Mina arvan seda sama, aga suured tänud teile.